no ja, elame veel. Selle pealkirja all oleme kogunud mälestusi ja andnud välja raamatuna nendest inimestest, kes on viidud Põltsamaalt või on siia tagasi tulnud peale Siberist vabastamist. Ühesõnaga, kes on mingil moel seotud Põltsamaaga. Praeguseks ajaks muidugi on palju neid inimesi juba surnud, aga nende kirjutatud mälestused on otsene allikas ajaloo kirjutamiseks. Siin me peame praegu tunnistama Rootsi Vilja suurt abi ja koostööd meie organisatsiooniga üldse. Nende raamatute väljaandmine ei oleks saanud toimuda üldse ilma tema abita, sest tema isikus on kokku saanud ajaloo huvi, ajakirjaniku vaist ja arvutioskus. Kui niisugused inimesed meil puuduvad ja siis ei oleks meil ka neid raamatuid olnud. Esimene raamat ilmus 2007. aastal. Aga praegune lugu on nendest inimestest, kes veel elavad Põltsamaal või siin kandis ja tegutsevad, kes on kogunenud ühisesse organisatsiooni. Nad on mõttekaaslased, nendel on hea koos olla, nad on sõbrad, nad veedavad koos aega. Ja ei jätame ka vahest mälestusi sellest kaugest Siberi ajast. Ametlikud andmed on sinul rohkem teada. Räägi, kuidas see asi kõik alguse sai. Kahjuks ma 2 punkti pean lugema siit maha. See on ajalehest välja kirjutatud ja 25. märtsil 1989 märtsi küüditamise 40. aastapäeval moodustati Tallinna linnahallis Eesti õigusvastaselt represseeritute liit Memento. Sellest moodustus ühendus, kuhu kuulusid küüditatud ja stalinlikes orjalaagrites olnud poliitvangid. Mina ja Astrid Brandmeister võtsime sellest üritusest osa. See oli väga võimas üritus. Ja teise punktina 2 aastat hiljem, märts 1991, Eesti õigusvastaselt represseeritute liidu Memento infolehest on lugeda, et kõigis maakondades olid moodustatud Memento ühendused, välja arvatud Jõgeval. Kõigis organisatsioonides käis elav tegevus. Tähendab, Jõgeval oli moodustatud küll mingisugune ühendus, aga kuna nad ilmselt jätsid tema põhikirja registreerimata, siis see käiku ei läinud. Ja meie ei teadnud sellest, Põltsamaa ei teadnud sellest mitte midagi. Ja nii siis vabariigis toimusid igasugused üritused. Ja Põltsamaa, esiteks me käisime, kõige esiteks oli suur koosolek Jõgeva kultuurimajas küüditatutele, represseeritutele. Me võtsime sellest osa, me olime kõik veel, ei tunnudki kedagi, mina õietigi Astriditki ei tunnud. Aga seda ma tean kindlasti, et Jõgeva kultuurimajas Peeter kohtus Heinu Lätiga. Ja see on mul kohe kindlasti meeles, sest tema on Torma inimene ja mina olen ka Tormast pärit. Ja mina ka tutvusin temaga. Aga seal, seda asutuse moodustamist muidugi veel ei mõeldud. Järgmisena oli siis niimoodi, et Jõgeva raudteejaama pargis avati mälestusmärk küüditatutele. Oot sellest võtsime osa ja sellest on pilt olemas. Peeter võttis veel sõna. Järgmisena, mis üritusest osa võtsime, oli 23. juunil 1992 avati Põltsamaa polikliiniku seinal küüditatutele mälestustahvel. Seal oli väga palju rahvast ja väga südamlik
kokkusaamine oli see, aga sellest rahvamassist ei ole pilti. Ma ei tea, miks ei ole. Aga üks pilt on olemas seal, kus on mälestustahvel on avatud ja Siberi ja siin on siis Peeter, Kongas Marta ja Kongas Agu. Nemad olid Siberis, tähendab üheskoos ja siin Põltsamaal siis ka. Nemad olid 41. Ja need on 41. küüditatud. No jah, sellest ma ei oskagi rohkem rääkida, aga seda ma ka tean, et tähendab, Peeter käis, juba kas oli nüüd vabadusvõitlejate vabariiklikud kokkutulekud või olid poliitvangide kokkutulekud. Tema võttis nendest osa ja temaga koos käisid Ilmar Palgi ja Edgar Reimann. Ja no neid nad ka kiitsid, et nii tore oli. Ja võt sealt siis nüüd tekkiski idee, et ka Põltsamaale tuleks avada küüditatud oma mälestuskivi. Ja selleks, et rajada Põltsamaale mälestuskivi, oli vaja moodustada mittetulundusühing. Ja kuna Peeter tundis juba Lätti ja Lätt oli väga hakkaja mees, selle peab ütlema. Ja nii nad hakkasid, ma arvan niimoodi, et 1993. aastal, nii suvel või sügisel, või tegema seda mittetulundusühingut. Selle mittetulundusühingu nimeks oli hästi pikk ja lohisev. Jõgeva maakonna endiste poliitvangide represseeritute ühing. Ja me hakkasime lihtsalt teda nimetama EPR1. Ja meil oli ka Põltsamaa osakond tol ajal. Põltsamaa piirkond. Ja nüüd ma võin ütelda, et meil oli siis juba see põhikiri oli kinnitatud ja 1992. aasta kuskil veebruaris oli kindla peale olemas see ühing ja Peeter koos Lätiga. Kuidas see? Lätiga või? Ei olnud Lätiga, see oli see muinsuskaitse seltsiga andis juba Põltsamaa linnavolikogule taotluse mälestusmärgi rajamiseks. Ja etteruttavalt ütlen niimoodi, et 2 aastat kestis see asjaajamine ja 1994. aasta märtsis või veebruaris anti siis nõusolek mälestusmärgi rajamiseks vastavalt, kuidas nad olid selle välja mõelnud kuju ja sellele asukohale, kus ta praegu on. Esiteks taheti paigaldada ta teisi kohta Roosi saarele, aga sinna luba ei antud. Ja nüüd oli siis see moodustatud. Ja, no see mälestusmärgi panemine Peetri poolt, see oli ikkagi väga julge ja ma ütlen tänuväärt asi, mis tema läbi viis, sest kui ei oleks tema nii visalt seda asja ajanud, võidelnud igasuguste vasturääkijatega, nagu ajalehes oli palju ütlemisi, siis meil ei oleks praegu seda mälestusmärki ja ei oleks olema ka kohta, kuhu leinapäevadel 25. märtsil ja 14. juunil lilleõit viia ega küünalt panna. Jah, see nende leinapäevade tähistamine ja koos vabadussõja mälestusmärgi juurde lillede viimine, see sai otsustatud juba kohe peale selle märgi paigaldamist ja seda me täidame siiamaale igal 25., 14. ja 23. viiakse nende samaste juurde lilli ja küünlaid. No ja nüüd tuleb see kõige keerulisem asi, sellepärast, et luba oli saadud
ja raha annetas juba 1995. aastal suur sponsor või kuidas seda nimetatakse, suur toetaja, Eldor Päärmann. Ja nüüd ei olnud enam meil kuhugi pääsu, me pidime hakkama, Peeter pidi hakkama seda asja ajama, et rajada. Ja toetajaks oli veel see Felixi juhatuse esimees Koern, siis Põltsamaa linnavalitsus, Põltsamaa, ma ei tea, kuidas mingisugune hea korra komisjon toetas ka, kuidas seda õieti nimetada. Põltsamaa vallavalitsus ja Pajusi vallavalitsus. Siis kuskil märtsikuuses olid tuletõrjemaja peal mingi näitus ja seal näitusel esines üks Peetri sõber Tormast. Tema ei olnud küüditatu, aga ta oli väga eestimeelne mees ja tema võttis sellise kohustuse oma peale, et korjanduslehega hakkas korjama annetusi ja ta korjas ikka, niimoodi on öeldud, et ma lugesin sellest Peetri mälestustest, et täitsa hästi korjas. Mõned maksid rohkem, mõned vähem, aga päris jah. Ja veel peab ütlema, et Reimann Edgar, ta oli ka väga tubli, tema käis ka asutustes ja majades ja korterites ja ka korjas. Et nii ma mäletan, et arvati niimoodi, et selle rahaga saab siis selle mälestusmärgi ära paigaldada. Mis veel siis? Oota, kas Reimann Edgar on sul siin see? Jah. Oota, kas see nüüd töötab, jah? Jah, töötab. See on, seda me praegu ei võta. Väga tänulik oli Peeter Hendri Voogile, ta oli noor mees, aga ta aitas selle mälestusmärgi paberite ajamisel väga kaasa. Ja temaga tähendab see skulptor Vahur, ma pean nüüd vaatama nime, tähendab skulptoriks oli Toomas Vahur Lihtma Tartus, see oli tema tuttav või sõber ja seda ma mäletan, kui nad käisid siin sama toas, oli kaasas Pook ja see Vahur Lihtma ja siis nad vaatasid seda mälestusmärgi kavandit ja nad olid sellega nõus. Et võib-olla midagi parandati, ma ei tea, aga muidugi kavand oli Peetri välja mõeldud. Kõik need rauad või raudteed ja need olid kõik Peetri välja mõeldud. Ja nii siis hakkaski. Kes selle jutu välja mõtles, et siit möödust viinarikas tee? See oli kõik oli. Ta võttis selle aluseks, et sellest kohast läkski see teekord mööda, kui ta vallamajast tuli Jõgeva raudtee jaam. Selle ma tean kindlasti, et selle oli küll Peeter välja mõeldud. Muidugi ta näitas neile koosolekul seda, seal kinnitasite. Samuti need Siberi kaaslased käisid, nendele näitas ja keda samas sai. Ja siis ikka väga palju tõesti peab ütlema, väga tänulik oli Peeter sellele, et ta oli nii noor inimene ja vanemad et ta tõesti aitas väga palju kaasa. Ja nüüd räägid sina. Nojah, kogu see ülesse panek, see oli kah ikkagi ise, ütleme, et ise panime. Ausamba selle aluse tegemine, see oli muidugi meeste töö, seal olid mitmed koondise mehed, kaevasid sinna nii palju seda maad ja auku, kui palju vaja, valasid tsemendist aluse ja niimoodi ta siis püsti pandi. Pärast käisime kõik suure kambaga seda ümbrust koristamas. See oli, ma ei tea, kas ta oli küntud või kuidas ta oli, igatahes ta oli mullane. Me
tasandasime selle mulla kõik ühtlaseks ja külisime muru. No ja siis oligi enam-vähem kõik, palju rahvast oli seal tegemas ja ootasime, kuni muru kasvas ja sai kena. Et muru kena ja selleks ajaks, et kui see avamine toimus ja see toimus ju samuti tähtpäeval. Eks avamine oli 14. või? Jah. No see tegemine oli siis hommikul kevadel varemalt, mäleta aega. Just, et ta 14. juuniks oli siis tähtpäevaks, see on siis 41. aasta küüditamise aastapäeva. No, pildi pealt vaatama, kas muru oli näha või? On. On või? Roheline kõik. No vot, siis oli jah, muru olemas, jah. Muru oli olemas. Ja nüüd olemegi nii kaugel, et 14. juunil kell 11 tuli avamine. Ennem Peeter saatis veel vabariiklikule ajalehele kuulutuse, või palus kuulutada, et Põltsamaal toimub see avamine. Olid Tallinnast inimesed kohal, Paidest olid kohal, Viljandist ja vist Pärnust ka. Ja väga kahju, et seda suurt pilti ei ole, rahvast oli ikka väga palju. See pilt on tehtud Tallinna, tähendab Memento palvel. Tema tahtis seda oma arhiivi ja siis see on 2003. aastal, 14. juunil. Vot siin on siis kõik meie Põltsamaa piirkonna, enam-vähem Põltsamaa piirkonna represseeritud. Tol ajal käisid represseeritud nendel mälestushetkedel tõesti palju koos. Ma ei tea, nüüd on niimoodi, et 10 inimest vahel on. No ära on, vanaks on ja tervis ütleb üles. Ja see pilt on siis sellest tehtud. Ja siin peal on nüüd sul siis Reimanni Jätkar. Jah, Reimanni Jätkar. Ja järgmine pilt on tehtud siis 26. veebruari Rullava naise pubis. See on jällegi Tallinna nõudmisel või palvel või kuidas seda ütelda. Ja siin on siis nüüd Lätt. See on jälle Tallinna saadetud. Sellepärast jah, nagu Tallinn nõudis jälle arhiivi. Lätist ongi ju väga vähe üldse. Lätist ei olegi rohkem. No, ega selge. Nii et Lätt on jah siin pildi peal. Ja see on siis meil jah. Noh. Nii et siis tuleb vist sinul rääkima hakata sellest. Nojah, üks üsnagi suur sündmus nende jaoks, kes see oli 1997. aastal, kui me saime käia Rootsis. See oligi jällegi niisugune Peeter Peetsi organiseeritud asi, sest tema sõber teadis Tallinnast, et niimoodi Rootsi, tähendab, see oli Lundis asuv ülemaailmne inimabi organisatsioon, kes siis andis abi ja korraldas tegevust Nõukogude Liidus kannatada saanud inimestele. Ja 10 kaupa grupid koostati ja siis nad võtsid Rootsis vastu meid, see oli mingi mõisahoone taastatud, aga see oli mingi usulise suunitlusega. Sinna saamiseks oli 3 tingimust. Tähendab, esiteks pidid sa olema represseeritu, teiseks sa ei tohtinud olla ühegi kommunistliku organisatsiooni liige ja kolmandaks et sa ei oleks käinud varem välismaal. Sellised tingimused olid. Ja kuna meil oli alles uus organisatsioon, meil oli liikmeid vähe, siis ega selle nimekirja koostamine ei olnud ka eriti kerge. Aga Peetril läks see korda ja juuni alguses 97 me siis läksime 3 inimest. Kas ma räägin kes ka või? Käisid siis Peeter Peets, Ants Mägi, Lembit Kirs, Kalju Teema, Mäido Holm, Edgar Reimann, Arvo Virkus, Valdek Mäekalle, Helve Tõnson ja Astrid Brandmeister. Need siis oli see kamp. Tähendab, Rootsi oli muidugi hoopis teine maa, mida meie olime siin harjunud nägema. Kõik see sõit sinna ja tagasi, igasugune toitlustamine ja seal kohapealne liikumine, sest igal päeval oli mingisugune ekskursioon kuhugi
mis meil tutvustas seda Rootsi elu. No see oli meile ikka mõnikord täitsa üllatav, sest liiklus oli juba siis väga korralik võrreldes meie omadega sellel ajal. Ja tähendab, mingisugust veoautot ega kallurit, mis kogu selle aja jooksul ei näinud mitte ühtegi. Aga nägime, kui jänes käis meil toa taga rohtu näksimas. Noh, jah, ööbisime samas majas, iga üks sai omale toa, 3 korda päevas toitlustati ja õhtul oli 1 kord veel kohvi joomine. Kuigi palju me aitasime ise ka köögis ja pakkusime ikka ennast, et midagi meil teha, me olime harjunud ikka midagi tegema ja kui me seal juba 3 nädalat olime istunud, siis tundus, et me jumalast lööme aega surnuks. Noh, aiatöid seal mõnda teed puhastada ja niimoodi oli. Aga üks kohustus oli meil igapäevane ja see sai Arvo Virkusele, sest temal oli pastori hääl kõva häälega. Igal hommikul oli meil palvus, palvetund, hommikupalve. Ikkagi usuline organisatsioon oli ja tema siis luges eestikeelsest piiblist ette valmistatud mingisuguse peatüki ja siis lauldi ka mingisugune eestikeelne kirikulaul. Ja see oli tore sündmus teil. No meil võttis pisara silma Eestiks ikka ja see oli muidugi, et iga üks lugegu, aga Arvol oli siuke hea mehine pastori hääl, tema luges kogu aeg, see oli tema kohustus. No jah, ja niisiis igapäevane elu käiski niimoodi. Meil oli seal üks väliseestlane, oli kogu aeg tõlgiks, sest ega me ju keegi ei osanud seda rootsi keelt, see oli väliseestlane. Ja tiirles meie ümber seal teisi väliseestlasi ka. Näiteks 2 noort poissi olid kusagil seal ligidal farmis, aga farm iseenesest oli nagu mõisahoone 3-kordne sammaste ja kõigiga nii, et väga uhke. 2 poissi olid seal sulasteks ja seal me nägime esimest korda, kuidas karjalaut oli nii automatiseeritud, et me ei olnud muidugi näinud enam seda. Praegu on meil ka niimoodi, aga siis ei olnud vist meil ka. Üks poiss räägib, et arvuti näitab, et vasikas sündis, aga vasikat kuskil ei ole. Ei ole vasikat ja kõik. Ja ei saanudki muidu, kui pidi ise minema, siis otsime seda vasikat ja leidis siis kuskilt nurgast ikkagi üles, kus arvuti ei näinud. Aga Mägi-Jaan, sul oli juubel. Oli küll, see oli tagasi teebel, pidasime seda ka laevas. Me oleme ühel kuupäeval, 1 kuul ja 1 aasta sündinud. Täpselt ühe vanused, seda juhtub ka harva. Seda juhtub, jah. No jah, ja siis me, muidugi iga päev, see oli ikkagi nendel korraldajatel suur töö, iga päev oli kuskil peale lõunasööki või siis hommikupoole, kuidas juhtus mõni objekt olema seal valmis. Käisime koolides, käisime kirikutes, käisime vanade kodus, käisime vaatamas, kuidas seal pühitseti seda, siin ongi pildid, kuningate pildi tahate näha? Ikka tahame. Selleks ajaks oli juba kuningas Eestimaal käinud. Ja, aga vaata, kui ilusad rahvariided. Just. Ilusad ja see on siis see maja, me oleme nüüd siin grupiga siin maja ees niimoodi koos. Siin me käisime, väliseestlased olid ostnud seal kuskil 11 hektarit maad omale ja seal siis korraldasid igasuguseid üritusi lastele ja skautidele, suurematele ja meie oleme nüüd terve grupiga seal, see on mingisugune metsakoduks öeldi seda kohta, metsakodu saunas istume siis kõik pildi peal siin meie olemas, aga siin mõni mees on seal võõras. No jah, ja nii me siis väga huvitav oli. Siin me käisime ühes kohas, kus oli, see maja on kilest, katus on tal vist kogu aeg peal, ma arvan, aga küljed ja otsad käisid kõik lahti olenevalt sellest, kus poolt oli tuul. Ja siis, muidugi tuuline seal oli ka. Ja see oli siis igasuguste ürituste jaoks, sel momendil käis seal mingisugune tants, näete, seal on tants, aga meil oli natuke kiire, me tantsime sinna ei jäänud. No see on jaanipäev, meie mehed läksid appi, jaanipäevaks ajavad nad püsti niisuguse, ma ei tea, mis see nende mõistes tähendab, see on mingi jaanipäeva sümbol.
aetakse püsti suur kõrge. Me jalutasime parajasti mööda, mehed nägid, et teised on hädas, läksid appi sinna. Ja see on see nüüd, et kui meie teeme jaanitsult, siis nemad põletavad selle ja ära. nad siis mängivad ja laulavad selle ümber siis seal jaaniõhtul ilmselt ka. No jah, ja siin on nüüd siis ühed kaljud. Vaat küsiti kord, et noh, et mis teile siis siit kõige rohkem meelde jäi. Mina ütlesin tol korral, et vaata, et kui mina saaks võtta ühe siukse kalju kaasa ja ühe järve kaasa ja kui ma nad paneks maha sinna endi lauluväljakule, vaat siis ma oleks rahul olema. Neid kaljusid ja kivisid oli seal ikka väga palju ja järvi muidugi nii, et kui vaja laga isa käia. No ja niimoodi siis olime ära seal siis 22 päeva ja tagasi tulime ka samapidi tasuta. Seda ma ei öelnud veel, et kui me sinna läksime, siis minnes anti meile 100 Rootsi krooni taskurahaks. Ja kus me käisime, me saime seda siis kasutada. Ja kui me tagasi hakkasime tulema, siis anti meile jälle 100 Rootsi krooni taskurahaks ja võileivad kaasa. Noh, ja käisime siis ühes niisuguses poes, igasuguse abipoes, nagu siis meil vist juba hakkas neid olema ka, siis öeldi meile, et võtke kaasa kõik, kus teil mahub ja viige kõik omale, nii et pandi meid riidesse jalad alles peale, nii kui tarvis. No ja tagasi sõitsimegi laevaga samuti tasuta, nagu ikka. Nii et te tundsite, et olite kuningriigis? Olime ja tõesti kõige parem asi, mis minuga üldse elus on juhtunud, on see Rootsis käik. MTÜ Jõgevamaa EPRÜ esimees oli Heinu Lätt 1994 kuni 2008 Põltsamaa piirkonna. Tähendab, ta oli juhatuse liige, oli piirkonna juht oli Peeter Peets 1994 kuni 1997. Edasi juhtis, Lätt oli ikkagi edasi juhtis Põltsamaad Endel Kaur 1997 kuni 2009. Ja nüüd hakkas uus ajalugu. MTÜ Jõgeva maakonna represseeritud uus nimi pani, et see olevat olnud nii pikk ja lohisev, ei saanud pankades asju ajada ja siis pandi uus nimi. Ja nüüd oleme siis me Jõgevamaa represseeritud alates 2009. aastast kuni 2012. Kogu aeg need koosolekud toimusid aprillikuus, neid ma ei nimeta. Ja siis oli juhatuse esimees Tõnu Käbi ja juhatuse liige oli Ants Mägi. Siis Ants Mägi juhtis meid, kui Tõnu Käbi oli ju nii. Nüüd MTÜ Jõgeva represseeritud juhatus, esimeheks hakkas siis 2012 kuni 2015 Ants Mägi ja tema juhtis ka Põltsamaa tööd. MTÜ Jõgeva represseeritud juhatuse liige Põltsamaa piirkonna juht 2015. aastast on praegu Helgi Sukovits ja tema juhib ka Põltsamaa tööd. Sellega on siis lõpetud. Ja ma ei tea, kas ma seda ütlen, et meie toredast kollektiivist on manalaneele läinud sellest ajast, kui me moodustasime 19 inimest, see on koos Lätiga. Nii palju oleme kaotanud. Aeg teeb oma töö. Ja veel mainiks ma ära, et Heinu Lätt oli väga tubli. Ta oli haige aga väga suured, tähendab kahed vabariiklikud poliitvangide kokkutulekud. Ma ei hakanud aastaid otsima, pidas ta ära Palamusel. No, ja viimasega oligi niimoodi, et vaata, me registreerisime veel ja et ükski maakond ei tahtnud teha. Ja tema ütles, et no hea küll, ma teen ära viimase. Ja oligi niimoodi, et läks ise ka manala teele. Väga tubli mees. Väga tubli mees. Noh, see asja ajamine ei olnud nii väga võib-olla korras, aga ta oli väga tubli. Aga nüüd, kui see Käbi hakkas, siis tuli uus seadus või
enam ei tohtinud raamatupidamine tuli panna kuhugi arvutisse, oli ju niimoodi. Ja läks arvuti peale üle, elu arenes edasi. Ta läks arvuti peale üle ja siis läks aga ta peab ütlema et ta oli tubli. Väga tubli. Üks suur ekskursioon on koos Jõgevaga, ühe nad teevad. Jah. Tänav aasta on 4. jõulupidu. Kõige esimene oli Põltsamaa, siis oli Kuremaa, Mustvee ja täna on Jõgeva. Nojah, need on siis terve maakonna inimesed on siis koos ja ekskursioonil aga sellised teised väiksemad üritused korraldavad igaüks koha peal. Meie ise siin kah omale teeme ekskursioone ja juubeleid peame ja käime ka ekskursioonidel siin seal ja kogu aeg oleme pidanud ju veel seda sünnipäevasid 0 ja 5 ja 0-ga. Jah, juubeleid mäletame ikkagi, jah. No, räägi ära. Ega vist ei olegi rohkem, sest mis suuremaid teeme koos Jõgevaga, see üks organisatsioon ikkagi ja väiksemaid oma vahel. Praegu on seal väga koos käite ju iga kuu korra, kindel päev. Meie? Ja meie käime jah. Aga kas seda üldse kuskil on kirja öeldud või ei ole? Et igal esimesel teisipäeval on meil koosolek raudselt. See on kokkulepid, seda peab kirja panema. Kogu aeg see 22 aastat kogu aeg käinud. Isegi lauluväljakul, kui kultuurimaa oli remondis, siis käisime lauluväljakul ja ühes keldris ka käisime. Ja. Ei jäänud. Ja väga sõbralikud oleme. Just see ongi, et üks meeles ja kõik te mõistate üksteist juba kaugelt. Ja ootame kohe seda päeva, et saab minna. Nagu ära, et need mälestused oleksid kuskil järgnevatele põlvedele. Nagu öeldakse, et juured minevikus, pilguga tulevikku. Lugupeetud daamid ja härrad, meie kaaskannatajad ja vabadusvõitlejad ja kõik meie leinatalitlused osavõtjad, külalised, omavalitsusjuhid ja härra Markus Aamer. Täna möödub 74 aastat sellest päevast, kui me ei teadnud ette, et mis võib juhtuda. Meid küüditati või 41. aastal 14. juunil vahistati ja viidi külmale maale või ütleme Siberisse. Eks oli väga täpselt ja teadlikult ka talitatud selle nimel, et kõik just niimoodi saaks ära viidud, et midagi enam taastada ei saa ja mingit tulevikku sellel maal enam selliselt ei ole, nii nagu ta ennem oli. Ja me oleme nüüd vabanenud sellest, kus me oleme selles hirmus, kuigi nii nagu siin on juba nimetatud, meie naabrid sellist teadmata tegevust. Aga siiski ühest küljest, kui meil on selge vaenlane, selge teadmine, kelle vastu võidelda, siis see võitlus läheb lihtsamalt. Kui meil on aga vaenlane, kelle vastu me ei oska võidelda, kes vaikselt meie jalgealust õõnestab, siis sellega on meil palju raskem võidelda. Ja ega me praegugi ei saa ütelda, et me oleme väga kindlalt oma maapinna peal selliselt, et me võime tulevikuski seda nimetada rahulikuks Eestimaaks, sest eks nii nagu on hakanud juba siin meil ka nii-öelda inimlikkuse egiidi all sisse voolama kõiksugust mõttetust ja rumalust, läbimõtlematust.
Neil oli kõikidel 3 eesnime ja igal juhul kõikidel esivanematel oli üks nendest Friedrich. Nii et kui te raamatutest loete, siis on Friedrich von Berg. On õige nimi. Tegelikult nad kõik olid ühtepidi Friedrichid. Sellepärast mina ütlen Magnus, sest Magnus oli ainult temal üks nendest eesnimetest. Et siis Magnus, lühidalt öeldes, sündis 1845, aga hoopis Tartus. Nägemata jätta. Jah, ja siis võis juhtuda, et jah, tuli kartulihoidlaks, aga õnneks meil nii hullusti ei läinud. Ja muidu see Rooma stiilis saar oli jah selleks ette nähtud, et saaks siin palle pidada ja vastuvõttu teha. Alla me taupust. Ühised meriakatsid olemas. See on turvalt nüüd siin all või? Siin on jah, et see on nüüd... Saepuru vist on see. Kogu on saepuru. See on nüüd esimene aasta või? Need said pandud eelmise aasta kevadel, said nad maha pandud. Ja, aga need on nüüd see poolkõrge sort, nemad kasvavad kusagil 60 sentimeetri kõrguseks. Ja nad kasvavad lähevad omavahel, kasvavad kokku. Aga nemad ei talu seda maad, mis on siin meil ja sellepärast, et kasvavad ainult turba sees. Ja nüüd on siin tõmmatud sellised sügavad vaod, pandud turvas siia sisse. Nendel juu kiiresti ära, et nad on suht sellises nõrgad. Eks hoiab niiskust ka. Niiskust ka hoiab. Jah, hoiab niiskust ja see saepuru jääb ka hästi palju niiskust. Muidu kui viht tuleb, siis vesi jooksis kõik siin ohinal minema, aga praegu jääb ka kõik see saepuru sisse, imbub vaikselt maasse. Sellised nagu ise tahad. Need on suuremalt jaolt on need küll oma tehtud kõik. Nii ja siis taheti, et ma teile natukene näitan ette, mismoodi see laskmine käib. Aga neid vibusid on muidugi hästi palju sorte. Kaitse, mis on, nüüd on sellest, kui ilma selleta lasta, kui on jope seljast, siis nöör jääb siia lihtsalt jope taha kinni. Aga kui on midagi õhemat, siis on see käsi siit, kui see nöör siia pihta tuleb, nagu potikaan sinine. Annab ikka väga hea laksu. Ja üks asi, mis selle vibuga on, seda ei tohi nii, et tulen ja proovin. Tühjalt lasta ei või, sest siis võib juhtuda nii, et need kaared lihtsalt lähevad puruks. Kui nüüd lasta on, siis 90% kogu jõust läheb selle noole edasi viimiseks. Ja kui seda noolt peal ei ole, siis läheb kogu see jõud läheb siia kaartesse, ta tekitab siia mõrad sisse.